Austatud Riigikogu esimees, hea Riigikogu, hea Eesti rahvas. Ülehomme toimub siin saalis hääletus Eesti sõdurite Mali missioonil osalemise jätkamise üle. Ma tahaksin sellega seoses veidi meenutada Mali riigis käimasoleva konflikti olemust ja võib-olla ka valgustada neid, kes ei ole jõudnud sellesse küsimusse põhjalikumalt süveneda. Mali riik loodi 1960. aastal. Alates sellest ajast on Mali poliitikas läbivalt domineerinud lõunapoolsed mandehõimud. Samal ajal on Mali hõivanud ka tohutud kõrbealad riigi põhjaosas, kus elavad hoopis teised põlisrahvad, kellest tuntuimad on berberite hulka kuuluvad tuareegid. Tuareegid on tõeline põlisrahvas, kes on elanud oma ajaloolisel asualal ligi 10 000 aastat. Seega võiksime neid kutsuda ka Sahara soomeugrilasteks. Tuareegid on alati pidanud vabadust ülimaks õnneks ja juba 2 aastat pärast Mali riigi loomist algas nende võitlus iseseisvuse eest. Viimaste aastate suurim tuareegi ülestõus algas 2012. aastal, kui kuulutati välja iseseisev Azawadi riik. Toona pakkusid Mali režiimile ja koloniaalriikide tõmmatud ebaloomulike riigipiiride säilimisele sõjalist toetust Prantsusmaa ja USA, põhjendades seda islamistlike rühmituste levikuga Saheli regioonis. Tegelikult on islamismi levikule selgelt kaasa aidanud just tuareegide iseseisvuse mittetunnustamine lääneriikide poolt. Samuti on Prantsusmaal selles konfliktis selgelt mängus omakasupüüdlikud huvid, mis puudutavad piirkonna uraanimaardlaid ning Prantsusmaa poolt garanteeritud ja euroga seotud Lääne-Aafrika frangi säilimist. Mali riigile saadetavat sõjalist abi kasutatakse muu hulgas sõjakuritegude toimepanekuks ja etnilise puhastuse läbiviimiseks. Loetlen siinkohal mõned näited Mali valitsusvägede sõjakuritegudest, mille toimumist on kinnitanud rahvusvahelised organisatsioonid nagu Amnesty International ja Rahvusvaheline kriminaalkohus. 22. veebruar 2012. Mali armee korraldas Kidali regioonis valimatut kättemaksurünnakut tsiviilelanikkonna vastu. 2. aprill 2012. Mali sõdurid vahistasid ja hukkasid Sévaré linnas 4 tuareegi päritolu riikliku julgeolekuteenistuse töötajat. 18. aprill 2012. Mali sõdurid mõrvasid Sévaré linnas 3 tsiviilelanikku, keda süüdistati iseseisvusliikumise toetamises. Aprill 2012. Samas Sévaré linnas mõrvasid sõdurid veel 3 inimest, nende seas tuareegi rahvusest Mali armee sõdur Rouma Ak Ahmed ja 2 identifitseerimata tsiviilelanikku. Kevadel 2012 vangistati üle terve riigi tuareegi rahvusest inimesi, keda kahtlustati ebalojaalsuses. 8. september 2012. Mali sõdurid hukkasid Dogofri külas 16 relvastamata palverändurit, kes olid teel Bamakosse. Aastad 2012 ja 2013. Mopti linnas hukati Mali sõjaväebaasis hulk Fulani rahvusest tsiviilelanikke. Sõjakuriteo motivatsioon oli etniline ja rassiline. 2012 ja 2013. Sévaré linnas hukati sõdurite poolt mitu inimest ja nende kehad heideti linna keskel asuvasse joogiveekaevu. 28. jaanuar 2013. Pärast Timbuktu vallutamist Mali ja Prantsuse vägede poolt algas valitsusvägede poolt kohaliku tuareegi ja araabia elanikkonna tagakiusamine. Sellega lõpetan selle loetelu. Hea Riigikogu, tahaksin kõigile panna südamele, et kaaluksime hoolega oma valikut ülehomsel hääletusel. Ühe põlisrahva vabaduspüüete, brutaalne mahasurumine ja neokolonialistlikus afääris osalemine ei saa olla kooskõlas meie väärtushinnangutega. Nii nagu tuareegid, oleme meiegi väike rahvas, kes on pidanud aastasadu oma iseseisvuse eest võitlema. Kui Eesti jätkab
Mali režiimi sõjalist toetamist, siis oleme meiegi osalisteks tuareegi rahva iseseisvuslootuste hävitamise tragöödias. Kasu, mida me sellest saame, on minimaalne ja ei kaalu eales üles meie põhimõtete reetmise hinda. Tahaksin loota, et ülehomsel hääletusel jääb võitjaks rahvaste enesemääramise põhimõte. Samuti usun, et Mali missiooni ei saa mitte kuidagi heaks kiita ka need head kolleegid, kes usuvad inimõigustesse. Seega kutsun üles auväärt Riigikogu mitte andma luba Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamiseks Malis. Ainult nii saame väärikalt seista ühe iidse põlisrahvana teiste seas. Aitäh!